Gripi kõrghooajal vaadatakse aina sagedamini ravimikapi poole, aga see ravimikapp võib olla ühel hetkel teil tühi. Sellepärast, et perearstid on praegusel hetkel kirjutanud populaarset gripiravimit Tamiflu välja nii palju, et see võib otsa lõppeda. Tamifluga on olukord suht sarnane igal aastal, ehk siis Eestisse tuleb teatud kogus seda ravimit. Alguses üteldakse, et võib kõigile kirjutada profülaktikaks ja niimoodi, ja siis ühel hetkel sellel aastal 22. detsember tuli Ravimiametilt info, et tähelepanu, juba on väga palju doose ära kasutatud, kui gripp jätkub samamoodi, nagu ta praegu jätkub, ja samamoodi kirjutatakse, siis tõenäoliselt seda Tamifluud hooaja lõpuni ei jagu. Tamiflu võiks olla eelkõige mõeldud riskirühmadele ja kaasuvate haigustega patsientidele, mitte kõigile. Tamifluul on väga selgelt ära näidatud, et tavalist noort tervet inimest, kellel ei ole kaasuvaid haiguseid, kellel ei ole rasedust, tema puhul Tamiflu profülaktiline võtmine ei anna mingit efekti. Ehk siis sellel hetkel, kui sa neid tablette võtad, sa võib-olla grippi ei haigestu, aga nii, kui sa tableti võtmise lõpetad, on sul ikkagi oht haigestuda grippi. Kui sa oled noor inimene ilma kaasuvate haigusteta ja sa jääd grippi, päriselt, kas teed omal ise kiirtesti või tehakse sulle see test ja kinnitataksegi, et on gripp, siis Tamiflu kasutamine noortel inimestel kiirendab paranemist umbes 16–24 tunni võrra. Ehk erilist efekti ta ei anna. Ravijuhendite uuendamine kuulub Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi ning Tervisekassa pädevusse, kes rõhutas, et nemad ei saa üksinda väljastada ravisoovitusi. Jah, ravijuhend saab anda soovitusi, et millega arvestada ravimi väljakirjutamisel. Samas raviotsuse teeb arst. Arst lähtub nii ravijuhendist kui ravimi ametlikust näidustusest, kui ka oma parimatest teadmistest, varasemast kogemusest. Ehk jah, ravijuhend võib anda soovitusi ja raviarst võib neid muulgas arvesse ka võtta. Ideaalses maailmas on inimesed haiguste vastu kõik vaktsineeritud. Samas see on ideaalne maailm, ideaalses maailmas me ei ela. Mida me saame teha, eks see meie kõigi ühine mure. Tervisekassa vastutus on see, et meil oleks eelarves piisavalt raha, et maksta nende võimaluste eest. Tänases Tervisekassa eelarves on kõik võimalused olemas, et see gripi hooaeg ilusti üle elada, arved ära maksta. Kus siis see konks nüüd õigupoolest on, et keset gripi hooaega riskirühmadele oluline ravim võib otsa lõppeda? Kas perearstid on tõesti olnud ehk vastutustundetud? Ei saa ütelda, et vastutustundetult, sellepärast, et kui sa loed ravimi infolehte ja näidustusi, siis seal on kirjas, et perekondlikuks profülaktikaks või nakkushaigega kontakti korral võib seda ravimit kasutada. Ehk siis, kui inimesed meie poole on pöördunud ja palunud, et keegi lähikondsetest on grippi haigestunud, palun mulle ka profülaktikaks seda ravimit, siis ei ole tänaseni olnud perearstidele selget juhist, mis ütleks, et ärge kirjutage, kuna meil ei ole tulnud infot, et on tarneraskus või et see hakkab otsa saama. Detsembris tuli info, et kui samamoodi gripp jätkub sama haigestumistendentsiga, siis suure tõenäosusega saab otsa ja võib tulla klausel, et see on näidustatud ainult riskigruppidele.